Hiljuti sõitsin bussiga ka, sest mu elu on fucking glamuurne, ma käin juuksuris ja sõidan bussiga. Ma sõitsin bussiga Tartust Tallinnasse, mis on selline tore 2,5 tundi otsa, onju. Ja ma istusin bussi peale, mõtlesin, saab väikse uinaku teha selle ajaga äkki ja tõmbasin juba kerra ära, uksed läksid kinni, hakkame sõitma. Ja korraga 3 pinki minust tagapoolt, üks short lihtsalt üle bussi lõugama. Sest see oli tema arusaam telefoniga rääkimisest. Sest muidugi, kui su vanaema elab Saaremaal, sa parasjagu Tartus karta on, et sa pead karjuma. Me kõik teame, kuidas mobiilsidelained töötavad täpselt nii. Ja ta hakkas lihtsalt üle bussi karjuma. Ja ma ei oska väga hästi mingeid hääli ja tegelasi järgi teha, aga see tüüp kõlas umbes täpselt niimoodi. Kiviilis olen. Ei ole Tallinn. Kiviilis olen. Ja mina seal ärkan ees veits üles, mul on mida... Vaatan aknast välja, fucking Tähtvere silt oli just, vaatan teistele otsa, et ei tunne, et me oleme vale bussi peal või, et see mingi tüüp väidab, et me oleme Kiviilis praegu ja mitte Tallinn. Keegi teine, kõikidel tundus jumala rahulik olevat, see ongi tavaine päev ja see tüüp ainult jätkab lõugamist. Kiviilis olen. Ei ole Tallinn. Kiviilis olen. Ja ma olen järjest rohkem paanikas, mul on mida perset Kiviilis, kas see on mingi koht Leedus? Mis asi on Kiviilis? Kas ta on kivis? Mis asi? Kas Kiviili on koht üldse või see on seisund? Ja ta on omadega Kiviilis. Et see on mingi nirvana vastand, kuhu ta mediteeris. Ja sel juhul ma kardan veel rohkem, sest see ei kõla hea seisund meeles olla. Aga seda tüüp ainult jätkab. Kiviilis on. Ei ole Tallinn. Kiviilis olen. Miks sa nutad? See, et mul läks täiesti kammis ära, ma olen kes see teisel pool toru on? Kui halb saab Kiviili olla, ma ei kujuta ette, et mu ema helistab mulle, tšau poeg, ma olen Kiviilis ja ma minen puldi. Ei, ema, ei. Kui halb saab Kiviili olla ja miks keegi teine ikka ei tunne, et siin on midagi valesti, kõik on jumala rahulikud, keegi nutab, sest ta on Kiviilis. Ja see hetk ma tahtsin lihtsalt, ma nii väga tahtsin oma selja taha vaadata, milline see Kiviilimonn või tegelane välja näeb. Aga ma ei julgenud, sest kui inimesel puuduvad bussis lõugamise kohta igast piirangud, ma ei tea, milleks ta võimeline. Ma olen India kohta lugenud, seal vägistatakse inimesi bussides. Ja ma ei tahtnud see peab teada saada, et Kiviili on mingi India joogasuund. Ma ei tea. Ma ei olnud nii avastus valmis. Aga õnneks see kõne ei kestnud väga kaua, sest kõigest 2,5 tunniga olime me juba Tallinnas. Ja buss hakkas lennujaama juurde sisse tõmbama ja see tüüp pani kõne ära, tõusis kohe püsti, hakkas bussijuhi poole kõndima ja siis mõtlesin, nice, äkki saab lennukiga Kiviilisse. Nordica uus otselend Tallinn Kiviili, ma ei tea, palju õnne talle ja teistele Kiviili inimestele. Ja see tüüp kõndis bussijuhi juurde ja küsis ta käest hästi viisakalt, et vabandust, kus siit bussijaam? Ja ma nägin bussijuht ei mõtlema. Ma eeldan, et ta sõidab suht tihti seda Tartu-Tallinn liini ja ta ei mõtlema, kus on lennujaama juurest bussijaam. See sõna bussijaam tundus talle too hetk täiesti võõras sõna, ta ei bussijaam. Mingi jaam, kus kõik bussid saaks kokku, väga huvitav kontseptsioon. Kus on bussijaam? Ja siis ta ütles selle tüübile, lähed siit maha ja siis kõnnid otse edasi. Ja see tüüp tänas teda, astus maha, hakkas kõnnima, uksed läksid kinni, kõik hõiskasid, yes, Kiviili tüüp on maas. Aga minu õnn oli väga üürike, sest mul tuli kohe uus paanikalaine peale, sest ma olin oota perse, ma tahtsin ka bussijaama. Siis ma jooksin bussijuhi juurde, vabandust, aga kas järgmine peatus ongi ju bussijaam? Ja ta ütles mulle lihtsalt, ma tean. Aitäh!